täna valitsuses oli siis Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud kalapüügiseaduse muutmise eelnõu, mille valitsus ka parlamendile esitab ja mis kohendab õige mitut küsimust praegu kehtivas seaduses ja viib sellega kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Kui väga lühidalt kokku võtta see kõige olulisem muudatuse sisu, siis võib öelda, et kõige olulisemaks muutuseks on see, et kutseliste kalurite puhul selliste krooniliste seaduserikkujate elu läheb lihtsalt raskemaks ja ei ole kuidagi põhjust neil loota sellele, et kroonilise rikkumise korral karistusest õnnestub pääseda. Nii et edaspidi seaduse vastuvõtmise järel peaks siis kehtima tõsiste kalapüügi eeskirja rikkumiste korral selline niinimetatud karistuspunkti süsteem. Näiteks keelatud püügivahendiga püük annab siis 4 karistuspunkti selle kalalaeva omanikule. Ja kui omanikul saab kokku 18 karistuspunkti, siis peatatakse tema kalalaeva tunnistus automaatselt 8 kuuks. Sel ajal selle laevaga kala püüda ei saa. Samasugune peatamine leiab aset ka 36, 54 ja 72 punkti juures. Ja kui ühel hetkel saab kokku ühe kalalaeva tunnistuse omanikul 90 karistuspunkti, siis tunnistatakse see tunnistus lõplikult kehtetuks ja seda laeva kalapüügiks enam kasutada ei tohi. Nii et tõsiste rikkujate jaoks on see muudatus üsna sellises karmis suunas.